Räägime kupongidest. Kupongide jaoks tuleks kirjeldada kupongi reegel. Tehakse seda järgmiselt kas ladu või jaekett alt ja esimese asjana siis kupongi reeglid. Siit valitakse lisa, öeldakse kupongi nimi. No näiteks selline. Talle antakse kood, millal teda väljastatakse, algus- ja lõppkuupäev, millises kaupluses või kaupluste grupis seda väljastatakse, mida trükitakse kupongile nimetuse asemele ja näiteks kupong võib olla trükitav automaatselt või siis muidugi ka käsitsi, aga teeme praegu, et ta tuleb automaatselt. Ning sellisel juhul tuleb ka kindlasti öelda, et millal teda siis tuleks trükkida. Ja teeme, et käesoleva ostusumma ületab siis teatud summa, aga muidugi ta võib olla ka püsikliendi punktide eest. Ja sellisel juhul tuleb siis anda ka vastavalt, et kui suur see summa on ja ütleme, et see peab ületama 30 eurot, et sellisel juhul see kupong ka välja trükitakse. Et kui ta on püsikliendi punktidele tuginev, siis muidugi antakse vastavalt siia, et on püsikliendi punktide summa, kui palju see punktide summa on ja tihtipeale ka selle trükkimise käigus loovutatakse teatud arv püsikliendi punkte. Kampaaniat ma hetkel siia valida ei saa, aga ma saan seda teha kohe kampaania alt ehk jaekett ja müügikampaaniad all vastavalt lisan ma siis kupongi kampaania, mis võib-olla algab ka mingist kuupäevast ja kehtib mingisuguse kuupäevani teatud kauplustes. Antud juhul me ütleme ka, et kampaania soodustus rakendub, kui ostja esitab trükitud seerianumbriga kupongi ja saame siia öelda ka, millise kupongiga on tegemist. Kupongi korral antakse tavaliselt ikkagi ette, mida ta peab ostma ja mida ta siis vastavalt selle eest saab. Ütleme, et ta saab 10% soodustust. Ja edasi kampaania siis salvestati, vastavalt näidatakse ära ka kampaania reegel ning nüüd kui ma lähen vaatama jällegi seda kupongi reeglit, siis ka siin on nüüd täidetud ta vastava kampaaniaga, et neid kontrollitakse siis vastavalt mõlemalt poolt. Kui ma nüüd registreerin mingisuguse ostu konkreetsele kliendile, näiteks sellisel ja registreerin mingisugused tooted, võib-olla neid ka mitu tükki, et see summa oleks nagu ületatud ja lähme maksma, ütleme, et annab täpselt ja kinnitame, siis esimese asjana soovib ta tegelikult trükkida kupongi, et meil tekkis selle tulemusena kupong.
tavaliselt see prinditaksegi välja, praegu jätan selle tegemata ja lõpetan selle tehingu siis praegu ära ka tšekki trükkimata. Mis tähendab seda, et kui ma võtan jällegi jaekett ja väljastatud kupongid, siis ma näen siin ära ühte kupongi. Ma võtan selle kupongi numbri siin praegu mällu ja lähen siis taas registreerima teatud tooteid. No näiteks selline toode aiamaja ja edasi ma peaksin siis registreerima kupongi, andma selle kupongi koodi ja otsima. Ta näitab, et see on rakendatud ja selle tulemusena vastavalt tehti ka 10% soodustus ja selle eest siis makstakse. Mis tähendab, et jällegi saadakse kupong, sest teatud summa on ületatud, et ka seda kupongi võib siis kasutada, aga samas on siis rakendatud ka see kupongi soodustus. Antud kupongil on ka informatsioon, et see kupong on kasutatud, millal, kelle poolt täpsemalt. Lisaks on aruanded ja kupongid, kinkekaardid all näha tänasest päevast väljastatud kuponge ja ka lunastatud kuponge. Ja muidugi võib tavalisi siis müügikampaaniaid samuti vaadata, nii et meie kupong töötas ja andis meile vajaliku soodustuse.